Tervitused kõigile. Tänases videos tahan ma teile rääkida sellest, et me kõik liigume lihtsusesse, kergusesse ja mugavusse. Ja mida see siis meie inimeste jaoks tähendab? Algallika energia, mis see siis on? Eks ole, on meie füüsilise vormi energia ehk metatroni kuubik ja on meie vaimse kõige vaimse energia ehk elulille muster. Ja kuidas metatroni kuubik ja vaimne füüsiline lähevad üksteise peale, üksteise sisse. See on algallika energia. Kõige algus kõikidel asjadel. Et me jõuame sinna tagasi, kus on lihtsus. Ja see tähendab seda, et see on kõiksusega korrapärases rütmis olemine. Kõik, mis on korrapärane ja selge kindla mustriga, läheb mustri sisse nagu feng shui ja sinna jääb ja läheb tööle kuldenergias. Ja kõik, mis on korrapäratu, hirm, viha, võrdlemine, kurjus, pahatahtlikkus, kasuahnus, need ei mahu algallika mustri sisse. Nad lihtsalt ei lähe tööle. Inimesed üritavad suruda selle tööle, aga see lihtsalt ei mahutu enam sinna. Kõige tähtsam on see kõiksuse korrapärasus. Ja sinna me liigume tagasi. Kõik, mis on meile külge poogitud, läheb minema ja meie algallika muster saab seest välja tulla ja olla täpselt see, mis meie olema peame. Igaüks individuaalselt ja maailma mustris ja universumi mustris. Tähelepanu tuleb suunata endale. Mis on meie isiklikud sünnihetke korrapärased mustrid? Need on meie astroloogia põhiselt, numeroloogia, astroloogia tähemärgid, sünniaasta, loomad. Sellel on lisandunud ka inimdisain. Need on korrapärased mustrid, mis me saame kaasa kõik oma sünnihetkel. Seda enam muuta ei saa. See nii on ja nagu pitsat nii jääb. Kui sünnid, siis sellega lähed lõpuni välja. Võtame kõige lihtsama näite. Algallika energia looduses on meie elemendid. Maa, tuli, vesi, õhk, metall. Kõik astroloogiasse, numeroloogiasse on see sama sisse kirjutatud. Põhielemendid. Kui me võtame näitena kalade tähtkuju. Vabandust kalade ees, aga ma pean tooma mingi näite mingist tähtkujust. Kui nüüd oled sündinud kala tähtkujus ja sinu põhiolemus, kala põhiolemus on vees, veekeskkond ja kamba vaim ehk kala toimib parvena. Ta ei ole üksi kuskil. Isegi delfiinid, haid, nad on parves, nad on kambakesi koos. Kui me paneme nüüd siia kõrvale näiteks pühvlid või kaljukitsed, jäärad, nemad on ikkagi üksikindiviidid ja nad tahavad üksi olla ja üksi toimida. Ja nende keskkond, nende ümber on õhk, avarus ja maandatus ehk mägine. Et nad saavad nii-öelda rahulikus rütmis liikuda, on nendel seda keskkonda vaja. Mõtle selle tähemärgi peale, kellena sa oled saanud selle algmustri. Ja kõikides usundites on see, mitte ainult siin Hiina või Jaapani horoskoop, vaid kõikides usundites jookseb läbi astroloogia. Sellepärast, et maailmal on 5 elementi. Meie aju töötab 5 elemendi põhiselt. Otsmikusagarad, kuklasagarad, 2 ajupoolt, see teeb kokku 4 osa ehk maa, õhk, tuli, vesi ja metall on see, mis meie selgroogu maandab. Füüsilise teeb vaimseks ja vaimne füüsiliseks nii-öelda ajust käbinäärmest sabakonti ja sabakondist aiu. Siia vahele jääb siis veel süda.
tuleme tagasi selle näite juurde. Näiteks, kui sa oled kalad ja sul on vett, veeelementi liiga palju, siis kala lihtsalt laguneb koost. Nahk tuleb maha ja ta laguneb koost. Kui on liiga palju tuleelementi, siis kala oleks nagu päikse poolt ära hautatud. Saame hautatud kala. Kui kala jääb kuivale ehk on maa, siis ta hakkab lihtsalt mädanema ja on teistele loomadele söödaks. Kui on metalli liiga palju, siis võime tuua võrdluse nagu grillkala. Ja kui on liiga palju õhuelementi kalal, siis ta on nagu kuivatatud kala. Et need kõik 5 elementi töötaks sinu algallika põhiselt, siis ära võrdle ennast kukke või ahvi või skorpioniga, kui sa oled kalad. Sinul on vaja vett, õhku ja kambavaimu. Kui sa oled vähk, siis sul on vaja kivi, kuhu alla peituda, vett ja üksi olemist. Sa eksisteerid ja saad üksi iseendaga hakkama, sul ei ole vaja kambavaimu. Sul ei ole sellega mitte midagi teha. Nii et ära võrdle ennast teiste inimestega, sest temal ja temal ja temal on oma tähemärk. Ja kõige tähtsam praegu on lugeda iseenda kehakeelt ja lugeda nii-öelda enda algallika mustrist välja need 3-4 kõige tähtsamat momenti, mida sa pead järgima, et olla iseendaga harmoonias. Et võta see tähemärk, analüüsi teda, mitte liiga sügavuti, kas on hea või halb, ei ole head ega halba, lihtsalt nii on. Armastus ei ole hea ega halb, vaid ta lihtsalt on olemine. Ja ära võrdle, kui sinul on vaja inimesi ümber, kambavaimu, siis loogi endale see elu. Kui sinul on vaja üksi rahus ülevalt alla teistele vaadata, isetult, mitte egoistlikult, siis tekitage enda ümber see keskkond, mis sind toetab ja aitab. Ja see on algallikasse tagasiminek. Ja see aitab sul maanduda enda eluteele. Et sa ei käiks kõrval teid pidi. Aitad teisi, elad teiste jaoks, võtad teistelt infot, siis su enda algallika muster on kuskil prahi all. Pühi see praht ära, tõmba ennast endasse, koonda enda tähelepanu endale ja ära võrdle ennast teistega. Isegi kui sa oled kaljukits, ära võrdle ennast teise kaljukitsega, sest sina oled võib-olla Itaalia vaibiga kaljukits, aga tema on hoopis Gröönimaa vaibiga. Tema tahab just seda jahedat ja väga eraldatust. Tema tahab natukene rütmi ja võib-olla natuke vähem eraldatust, mitte nii palju. Et isegi sama tähemärgiga ei tohiks võrrelda, vaid sa pead lugema enda kehakeelt. Kuidas sina oled jõudnud sellesse kohta, kus oled just vastavalt enda selle tähemärgile. Ja siis sa suudad hüpata kvanthüppega enda eluteele. Ja siis sinu enda elutee läheb täiesti lahti 360 kraadi. Nii paremale, vasakule, üles, alla, ette, taha. Et siis sa saad hakata ennast nii-öelda õpetama, kuidas hakkama saada enda mustriga ja mahutuda enda korrapärase algallika mustriga maaema korrapärasesse mustrisse läbi enda vee, tule, maa, metalli ja õhuelemendi. Ja siis maaema muster läbib samamoodi transformatsiooni ja tema võtab ka kihid. Mina nimetan seda inimeste mõtete poolt reostatud kihiks. Need kakamõtted, need võetakse maha. Vanad uskumus, mustrid, piirangud, süü, häbi, kahetsus, kadedus, kasuahnus. Ja siis see korrapärane muster haakub universumi, meie universumi magnetvõrega, mis on elulille muster. Nii vaimne kui füüsiline, ilusti, igaüks läheb oma
pirnikesse, täpikesse ja läheb ilusti pilt pildi peale ja saab tulla see vabadus ja ausus ja austus eelkätt enda suhtes. Enda suhtes peab olema aus ja ennast peab austama. Ja siis saab hakata nii-öelda maailm liikuma suuremasse pilti, sest meie universumi kõrval on teised universumid, mis on ka täpselt elulille mustris. Ja Metatroni kuubik mahutub siia ka vahele. Nii et makrovõte, mikrovõte. Ja me oleme selles kohas ajaliinil, meie ajaliinil, universumis ei ole aega, siis ütleme meie maarütmi ajaliinil. Oleme selles kohas, kus muster läheb hop, kõik üksteise sisse. Nagu siis, kui te olete mänginud magnetitega või elavhõbedaga, kuidas nad tõmbavad tuk ja seda enam lahti ei tee, sest korrapärane muster läheb tööle ja jääb tööle automaatselt. Mis see meile kaasa toob? Toob selle, et me oleme võimelised oma energiat kasutama automaatselt tervenemiseks ja noorenemiseks. Noorenemine ei tähenda sõna otseses mõttes see, et mina 50-aastasena saan minna 18-aastaseks, vaid ma saan taotleda, et mina selles kehavanuses saan jääda sellesse kehavanusesse järgmiseks 20 aastaks. Et siit minu rakud enam ei vanane, vaid hoiavad seda, kuhu nad on jõudnud. See tähendab noorenemine. Ja uues ajas, kuldenergias, korrapärases mustris, algallikaga kooskõlas on see täielikult võimalik. Nii et minu poolt teile soovitused, suunama tähelepanu endale, analüüsi, positsioneeri, kaardista ennast ära, milline on sinu tähtkuju olemus, loomus ja milline on tema turvaline loodusega kooskõlas keskkond. Ja loo see keskkond enda ümber. Ära otsi kuskilt mujalt, vaid loo enda ümber see keskkond. Soovin kõigile mõnusat enese analüüsi, enese avastamist ja uut algust. Et kui sa oled ära analüüsinud, siis tee ka esimene samm selles suunas ja sa näed peagi nii-öelda neid tulemusi, mida me peame kogema, sest me kuulume maailma mustrisse ja maailma kuulub universumi mustrisse. Jõudu teile ja soovin, et kõikide elu läheks kergusesse, lihtsusesse, mugavusse ja teid kannaks ainult rõõm, õnn ja armastus. Olge kõik hoitud.